tere! Selles videos ma räägin sulle enda paastumise kogemusest. Ma paastusin 8 päeva ainult vee peal ja selle paastumise, ma ei saa öelda, et see oli eesmärk, aga üks põhjuseid oli see, et saada vabaks hirmust, ehk siis lasta lahti hirmust, mitte saada vabaks, vaid lasta lahti hirmust, millele ma ei olnud mitte, no ütleme niimoodi, et päris pikka aega ma ei olnud sellele ligi saanud. Ja see ei lasknud mul olla päriselt ühenduses iseendaga ja valida siis seda elu, mida mina elada tahan, või seda elu, mis juhatusena mulle tuleb. Natukene selline huvitav olek on praegu, et tundub nagu nii isiklik, aga samas ei ole seal mitte midagi isiklikku. Nii et hakkame peale. Kolimisega ja lahkuminekuga peale seda ma tundsin, et midagi on nagu imelikku. Et mul nagu puudus isu elu nautimise järgi, ehk siis ja toidu järgi. Ma tegelikult väga armastan head toitu ja siis ma olin tegelikult juba siis paar kuud enne seda, ei olnud paar kuud, kuu aega enne seda hakanud teistmoodi toituma, läinud rohkem sellele keto peale ja ma sain aru, et see on nagu selline tuim. Võib-olla sa oled ise kogenud seda, ma ei oska seda sõnadesse panna. Ja ma vaatasin, et mis see siis on, et tegelikult ei olnud asi kolimises, ei olnud lahkuminekus, sest sellega oli nagu rahu, aga minu sees nagu miski oli. Ja ma ärkasin hommikuti üles ärevusega. Ja ma sain aru, et järelikult on mingisugune osa hirmust minus veel alles, kuigi ma olin väga palju hirmu enda seest ära puhastanud. Siis justkui nagu mingi osa sellest hirmust oli alles. Ja ma hakkasin seda vaatama ja uurima, et mis see siis on, ja ma tundsin kehas selle koha ära, kus see on. See oligi konkreetselt maos ja soolestikus, aga ma ei saanud sinna ligi. Ja siis ma, nagu ikka, ma suhtlen enda teadvusega ehk enda vaimuga ja hakkasin kirjutama. Ja mul oli tunne, et kui ma näiteks, või tuli teadmine, et paastuda, ja siis kui ma küsisin täpsemalt, et kuidas siis paastuda või kas on okei paastuda, sest et mõnikord, kui ma tunnen, et äkki võiks paastuda, siis tuleb juhatus, et ei, et praegu pole vaja. Näiteks kui sa oled väga, väga erilises, mitte erilises, vaid kui sul on palju pingeid, stressiolukord, siis paastumine ei ole hea mõte, sellepärast et see võimendab veel rohkem seda stressi, on ju. Aga mulle tuli konkreetselt siis, et jah, paastumine, paastud 8 päeva, jood vett ja siis olid veel mõningased täpsustused, mis nagu lõpupoole teha, et mingid näiteks, et 6 päeva jood vett ja siis võtad sidrunit juurde ja nii edasi, on ju. Ja siis tuli täpselt see juhatus ka, et kuidas enne paastumist või siis üldse kuidas nagu sool läbi käima saada, et siis ilusti, et siis kuidas teha siis nagu soolepuhastus ka. Ja täpselt anti ette ka see, et mitte ei antud, vaid mina ise ju, minu kõrgem teadvus nii-öelda, minu vaim ütleb mulle, et mida täpselt teha siis ka enne paastumist, siis oligi see, et päev enne paastumist siis söön salatit ja nii ma siis tegin. Ja ma alustasin siis nii, et sõingi päev enne paastumist salatit, sõin ära 1 paki sellerivarsi, mulle maitsevad nad lihtsalt, seepärast ma valisin nad. Ja siis oli see pühapäeva hommik,
kui ma hakkasin peale, siis tegin kõigepealt soolepuhastuse. Ja soolepuhastus ei olnud klistiir. Võib-olla sa oled kuulnud, võib-olla oled sa teinud. Inglise keeles on see salty flush ehk siis soolveega. Väga tõhus, töötab väga hästi. Kui sind huvitab see, siis uuri järgi, vaata, kas sinu kehale üldsegi sobib see, sellepärast seal on mingisugused kohad, kus mingisugused asjad, millega sa ei saa siis teha seda, soolepõletikud või mingid siuksed asjad. Igal juhul ja siis ma alustasin ja see oli üsna huvitav, kui ma tegin seda soolepuhastust, siis kui ma olin selle soolvee kogus endale sisse joonud, ma tundsin, kuidas nagu energeetika läks juba nii puhtaks. Ei olnud veel mingisuguseid protsesse toimunudki, lihtsalt piisas sellest, kuidas teada on ju, et sool puhastab energiaid. Tundsin, kuidas jumala selgeks ja klaariks läks äkki juba kõik siis. Ja kui ma olin nagu läbinud selle, see üsna kiiresti toimib kõik, selle jaoks ei pea päevi või tunde WC-s istuma, sa lihtsalt teed selle ära, see käib kiiresti. Ja sellel hetkel ma tundsin nagu ühendust selle, konkreetselt nagu joondumist selle iseenda vaimuenergiaga, enda kõrgeima väega siis, kus ma tundsin, et ma olen see juba siis ma tundsin. Ja see tekitab minus emotsioone, sest see on lihtsalt nii kodune tunne. See on nagu ma praegu selle peale mõtlen, siis ma lihtsalt astun selle sisse, ma lihtsalt lõõgastun ja lõdvestun ja ma olen jõudnud koju. Me ju iga päev ei ole ju selles ja iga hetk nendes tunnetes, aga mida rohkem sa harjud ära sellega, kes sa oled, mida rohkem sa oled siin, seda loomulikum see sulle on ja sul ei teki neid emotsioone. Aga vahest võib-olla tekib ka, kui see on, ma ei tea, vajalik, ei ole vajalik. Kui see lihtsalt tekib. Aga mulle siin tuli neid märkmeid ka, millest rääkida. Et mis see hirm siis oli. Aga see paastumise tee võib-olla on kõige olulisem praegu sellepärast, et see hirm tuli nähtavale alles paastumise 4. päeval ehk kus ma sain sellele ligi. Aga jah, mis selle paastumise juures veel on oluline, et miks paljud inimesed ei saa paastuda või loobuvad sellest juba peale esimest päeva, on see, et kui sa ei anna kehale toitu, siis tulevad pinnale kõik need emotsioonid ja need väljenduvad tihti isudena. Sa tahad seda, teist ja kolmandat, nüüd sa ei saa süüa. Aga see on ka see, et kui sa ei ole kindlat otsust ära teinud, jah, ma teen seda, see on mulle oluline, siis sinus tekivadki need. Ja ega siis minul ju samamoodi tekkisid mingisugused asjad tulid pinnale, siis need on vaja lihtsalt läbi tunda. Lihtsalt hingad läbi ja nendega on klaar. Aga tavaliselt 2 esimest päeva ongi sellised, et võib-olla esimesel päeval isegi ei ole see enesetunne, kus sul hakkab võib-olla pea valutama, süda läheb pahaks, iiveldab. See lihtsalt keha hakkab juba neid asju protsessima. Toitu ei ole, hakkab mingisugune muu asi tööle. Ma ei räägi siin biokeemilistest protsessidest, sest et minu jaoks need praegu ei ole olulised. Ilmselt ka sinu jaoks, kui sa tahad teada, siis uurid täpselt. On igasuguseid videosid selle kohta, mis siis kehas toimuma hakkab, on ju. Ja 2 esimest päeva olid mul suhteliselt rasked, ma olin uimane, ma tahtsin magada. Ja kuna mulle tuli selle paastumisega see info, et mul on vaja olla rahus, lõõgastuda, käia väljas jalutamas, magada ja nii edasi, siis ma seda tegin ka. Nii et 2 esimest päeva olin väga palju voodis, mis ei ole minu puhul tegelikult tavaline, kui ma olen enda selles puhtas olekus, mõnusas olemises, siis ma olen suhteliselt aktiivne inimene. Aga 3. päev ma tundsin, et nii hea on olla. Ja siis ma käisin linnas, tegin arvutis tööd, seal istusin kohvikus, mind ei häirinud, et teised inimesed sõid, mina jõin vett.
ja sellega oli väga mõnus. Ja 4. päev oli siis see, kus ma tundsin, et oota, midagi nüüd tuli pinnale. Ja see ongi see, et mida ma hakkasin märkama paastumise juures, oli see, et kui oli väga hea olla ja siis äkki tundsin, et no täiesti halb on, nagu niidab jalust maha, siis oli tulnud pinnale mingisugune emotsioon, mida oli vaja vaadata. Ja siis oligi see, et ma vaatasin enda sisse, ma sain juhatust enda teadvuselt, nüüd tee seda, nüüd tee seda, nüüd tee seda. Ja ma jõudsin sellesse kohta, kus see hirm vabanes. Ja see on üsna huvitav, sest ma tegelikult teadsin seda asja. See oli juba päris ammu, võib-olla 10 aastat tagasi, võib-olla isegi rohkem, 11 aastat tagasi, kus siis ma käisin ühe šamaani juures, ja ma ei saanud aru, et mis hirmuga on tegemist või ta ütles mulle, et ma kardan, et see hirm on tulnud, et see on sellest hetkest, kui ma olin 4-aastane, ta rohkem mulle midagi ei öelnud. Ja kui ma hakkasin ise seda uurima, siis mul tuli pilt. Mul tuli pilt sellest, kus ma 4-aastasena istun võrevoodis ja minu ees seisab üks hästi kortsus näoga mees, kes oli tegelikult nii-öelda see vaimolend ja ta suhtles minuga, aga mina ehmatasin ja kartsin, et ilmselt see nägu oli võib-olla hirmutav mulle. Aga mul oli ainult pilt, mul ei olnud emotsiooni seal. Ja see oli nagu ära unustatud juba ja kui ma läksin enda sisse ja ma läksin siis seda hirmu nagu puhastama, siis tuli seesama pilt. Ja siis ma sain aru, et okei. Et see lihtsalt oli nii sügavale sisse talletunud, et neid igasuguseid muid hirme, neid pindmisi kihti oli vaja pealt ära saada, et ära puhastada see lõpuks. Ja võib-olla see paastumise point oli ka selles, et teadvus ütles mulle, et su ego ei lase lahti sellest hirmust. Et see paastumine oli nagu sellepärast ka vajalik, et lahti lasta, et ehk siis lihtsalt ego oli kõrvale lükatud sellega, sest et sa ei söönud kinni oma emotsioone, sa ei söönud kinni mingisuguseid asju endas, vaid et kõik oli puhas, kõik oli tühi, ei olnud kuskile, millegi külge klammerduda. Ja see oli nagu ülihea tunne, sest ma jõudsin sellesse kohta, et mina olen armastus. Ehk siis ma olengi, sest me kanname ju seda inimesena, me kanname, kui nii saab öelda. Ma vaatan korra, kas see sõnastus ei ole õige. Me sünnime siia vaimus ja meie sees on nii-öelda see puhas allika valgus, mis ongi armastus, armastuse energia. Ehk siis me kõik koosneme armastusest. See on allikaenergia, see on vibratsiooniline, et ärge ajage segi selle armastusega, mida sa tunned teise inimese vastu, võib-olla see on hoopis midagi muud, vaid see ongi see on see tunne, kui sa teed mingisuguseid praktikaid, meditatsioone, mis iganes ja sa jõuad siia koju, kus sa tunned, sul on avarus, kargus ja see ongi seesama asi. Ehk me koosneme sellest, see on meile loomulik, see ei ole see, et ma teen midagi ja siis ma tunnen seda, vaid sa võid tunda seda igapäevaselt ja kohe nüüd, kui sa otsustad, ja see nii ongi. Ja loomulikult tuli mul igasuguseid muid asju ka veel üles, mille ma sain siis ära puhastada ja üha rohkem jõudis minusse see rahutunne. Ja see oli nii mõnus. Ja see lõõgastumine ja see rahu ja sa lähed välja, sa naudid linnulaulu, päike paistab, kõik on nii imeline, linnud, inimesed, loomad, mitte miski sind ei trigerda ja see ongi meie loomulik olek, sellepärast et ego annab tähenduse asjadele, et see on nii, see on nii, see on hea, see on halb. Aga sina, kui sa oled iseendana,
sa tead, et sa oled teadvus, on ju, sa oled vaim, sul on lihtsalt see inimese keha siin, läbi mille sa koged seda 3D-d füüsilist reaalsust, on ju, siis see on nii mõnus olek, sellepärast et kergus on. Ja see on see, kuhu poole väga paljud inimesed pürgivad, aga nad ei ole jõudnud sinna sellepärast, et nad usuvad seda, mida meel räägib, aga ma tõstan selle nüüd kõrvale. Selle paastumise käigus tuli mul nähtavale ka üks selline huvitav asi, et millest ma olin tegelikult teadlik või mul oli nagu aimdus, et ma olen tulnud siia avalikuks inimeseks nii-öelda, ehk siis minu ülesanne on olla avalik, jagada, ma ei tea, õpetada, rääkida ja olla nagu nähtaval, aga mina olen kogu elu olnud selline, et ma tõmbasin ennast hoopis peitu, et mida mina nüüd ütlen, ma kardan, mida teised minust arvavad, kuigi sellega ma olen nii palju tegelenud, sellega on nagu juba suht ükskõik. Või tegelikult ongi ükskõik. Ja siis selle paastumise käigus ma nägin ka ära selle müüri, kuhu taha ma olin ennast peitnud. Ja see müür sai samamoodi ära lammutatud nii-öelda jällegi puhastades ära endast midagi, mis ei ole mina. Ja see on see koht, kus iga inimene siis saab endasse vaadata ja otsustada, et kes ta on, mida ta teha tahab siin, mida ta tunneb, mis tõmme tal on ju, ja lõõgastuda sellesse, nautida seda ja rohkem ei olegi selle kohta midagi öelda. Ehk siis ma olen tulnud siia, et sulle näidata, mis siin võimalikkused on, mis võimalik on sinus endas. Ja nagu sa tead, kui sa oled minu videosid või minu postitusi Instagramis näiteks vaadanud, siis sa tead, et kõik saab alguse sinust. Ei ole kedagi muud. Nii et need 8 päeva ma käisin iga päev väljas jalutamas. Isegi kui tundsin, et on raske, sest hommikud on paastumisel rasked, aga see ei tähenda, et sul päeval ei ole raske, kui sa hakkad liikuma. Ma tegin võimlemist, küll 2 viimasel päeval ma ei võimelnud, sest ma kõndisin palju ja siis ma otsustasin, et ma ei anna seda teist lisakoormust, sellepärast et ma ei lähe selle meelevalda siis, et ma peaks nüüd midagi tegema, et muidu need igasugused õpetused on olemas, et jah, sa pead nii palju kõndima, sa pead liikuma ja sa pead seda tegema, aga sina oled oma keha valitseja, sa tead ja tunned oma keha täpselt, mida teha ja sa tead, mis on sulle loomulik. Nii et minule tuli konkreetselt kogu aeg see, et puhka, lõõgastu, maga nii palju kui saad, maga välja ja sellega ongi see, et paastumisel lähevad unenäod väga selliseks igasuguseks värvikirevaks ja igasuguseid asju hakkab seal toimuma. See on ka see koht, kus sa lihtsalt, kui väljaspoolt sa nagu juba puhastad ära, siis läbi unenäo hakkavad mingisugused asjad sulle üles tulema, siis on samamoodi, et lihtsalt mitte reageerida sellele ja samamoodi hingata nad läbi või mis iganes emotsioone sealt võib tulla. Lihtsalt need on uni, see on uni lihtsalt. Nii, ma vaatan, mis veel. Inimesed, kes ei ole sellist paastumist teinud, nii pikka paastumist või ei ole üldse paastumist teinud, siis ma ütlen sulle, et ära tee. Kui sul ei ole kindlat juhatust, kindlat teadmist, et sa tee nüüd seda, siis ära tee, sellepärast et kui sa lähed mõistusega seda tegema, siis sa ei saa seda tulemust, mis tegelikult võiks sealt saada. Ja
sul on vaja tegelikult ka teada mingisuguseid asju, et mitte minna hirmu sellega, mis su kehas toimuma hakkab, sest seal võivad igasugused muud protsessid ka üles tulla, sest et esiteks, kui sul on palju ülekilosid, siis su kehakaal hakkab vähenema, võib-olla sul on mingid terviseprobleemid, siis need hakkavad saama seal mingisugust teistmoodi ärkamist nii-öelda, et võib-olla su keha läheb tervenemist ja sa võid tunda valuimpulsse, sul võib olla nii ebamugav ja nii edasi, ehk siis, et seda hirmu vältida, siis uuri kõigepealt, mis see on, mida sina tahad, ja siis, kui sa tead, mida sa tahad, siis uuri selle kohta ka. Et see on selles mõttes on oluline, et mitte nagu üle koormata enda aju või meelt sellega, et mis nüüd toimuma hakkab. See on muidugi väga-väga tore ja väga meeldiv, kui sa saad seda vaastumist teha nii, et sinu teadvus juhatab sind, ehk sinu vaim juhatab sind. Ja siis on see, et täpselt teab, tema on kõrgemal, ta näeb sind, ta täpselt teab, mida teha, ta teab rohkem kui sina. Ja see on nagu tõeliselt toetav, see annab sulle võimaluse veel rohkem lõõgastuda, veel rohkem luua endas rahu või lihtsalt rahuneda, sa isegi ei pea midagi looma, vaid sa tunned, et sa oled rahus. 2 aastat tagasi, kui ma olin Balil ja ma jäin haigeks, siis ma jõin 7 päeva vett järjest ja mul oli samamoodi olemas ühendus nagu, ühesõnaga see minu vaim juhatas siis mind, mitte küll sellisel kujul ma siis suhtlesin kui praegu, aga siis oli täpselt see, et siis mul oli kõrge palavik ja kõik muu ka, et mu keha oli tegelikult väga nõrk, sest kui ma 7. päeval põhimõtteliselt ma läksin lennuki peale, et aga ma teadsin seda, et minuga on kõik korras, mul ei olnud vaja arstiabi, sest et see valu oli nii suur, ma mäletan seda, kui ma nagu tundsin nagu, et ma enam ei kannata, 5. päev oli, kus kogu mu keha valutas ja pea valutas ja nii ebamugav oli olla. Ja ma ütlesin, et ma mõtlesin, et ma nüüd lasen mehel arsti otsida ja siis tuli vastus, et milleks arsti, et see kohe saab läbi ju, et mul oli vaja lihtsalt need läbi tunda, need asjad, mis minu sees toimusid. Ja tõeliselt kiiresti oligi, samal päeval oli see valu ja kõik muu läinud. Ehk siis sul on vaja usaldada seda, mis sulle tuleb, et ehk siis kui sa küsid, et kas ma nüüd võin paastuma minna, siis ma ütlen, ma ei soovita. Ainult siis, kui sa oled täiesti kindel, täiesti veendunud ja sa tead, et sa teed seda sellepärast, et avarduda, mitte sellepärast, et mahtuda, ma ei tea, number väiksematesse pükstesse või meeldida teistele, sest et siis on puhas egotripp ja sellega oled sa ego poolt juhitud, mitte iseenda kõrgeima teadvuse poolt. Loomulikult siis jah, paastumisega kaal kaob ja see on okei, aga kaalukaotus pole oluline, see oli see, mis tuli nagu mulle siia märkmetesse kirja, et see on, mis on vaja nagu üles või nähtavale tuua siis sinu jaoks, et kaalukaotus ei ole oluline. Jah, mina kaotasin ka kaalu ja ma kaotasin päris korralikult kaalu, aga ma tundsin järjest rohkem ennast endana, sest et kõik need hirmud ja kõik need protsessid ja need asjad, mis mu elus on toimunud viimase aasta jooksul, on mu kehas liigutanud kaalu üles-alla. Ja nüüd ma tean, kes ma olen. Ma tean täpselt, mida teha. See tunne lihtsalt, sa ei unusta enam seda ära, see tunne siin sees, sa tunned ennast sellisena, sa tunned ennast sellesse joondununa ja see on rahu. Sul ei ole vaja kellelegi midagi tõestada, sa ei pea kellelegi midagi näitama, sa ei pea tegema asju kellegi teise pärast, vaid sa teed ainult iseendale, sest et oledki ainult sina. Ja see on totaalne nauding. See päriselt on nauding, sest et kui sa oled nagu iseendas, sa oled rahus, sa oled rõõmus, sa oled lõõgastunud.
sa naudid kas või sellest, et kärbes lendab akna peale päikese käes, on ju, või et liblikad lendavad. Sa näed, kuidas inimesed naeravad tänaval või ma ei mäleta enam, mille peale ma jalutasin ja siis ma nägin, ma ei tea, kas lapsed tegid midagi seal vanematega või igal juhul see oli nii rõõmus näha, nii rõõm. Ma ei oska seda sõnadesse panna praegu. Nii, aga hirm jah. No hirm on selline asi, kes või mis keelab sul päriselt elada endana. Sest et alati on seal mingisugune lugu, mis pakub sulle midagi või vahest sa isegi ei saa aru, millest see hirm tuleb, et sa tunned lihtsalt hirmu, sa tunned ärevust ja see lihtsalt käivitab sind kogu aeg ja sunnib sind nagu sinu sellest oi, ma sõin just enne video tegemist, sunnib sind sinu sellelt teelt eemale kogu aeg, aga sinu teadvus, sinu vaim juhatab sind kogu aeg just sellele teele, mis on täiesti ebaloogiline võib-olla sinu meele jaoks. ja kui sa ei karda seda, siis sa jõuadki imelistesse kohtadesse, imelistesse hetkedesse, on ju. aga hirm lihtsalt keerab sind kogu aeg kõrvale, ära mine sinna, ära tee seda. mis siis juhtub, äkki saab midagi sellist, mida ma ei taha kogeda või mis iganes, noh. nii. ma vaatan, kas on veel midagi sulle jagada selles videos, et vastust välja tulemine, okei. Vastust välja tulemine oli minul jällegi täpse juhatusega, kuigi ma tavaliselt, ma olen 10 aastat tegelenud paastumisega, ma selles mõttes mul ei ole hirmu, ma tean täpselt, on ju, ma tunnen oma keha juba, et tavaliselt ma tulin välja mingisuguse puuviljaga või toormahlaga, meloniga ja ma olen näinud ka videosid, kus räägitaksegi, et sööd ära pool melonit või meloni kui esimese toiduna, aga minul tuli hoopis, et seller. ja et mis iganes, mitte siis tervel kujul, vaid siis kas mahl või siis seekord ma tegin lihtsalt blenderdasin veega ära selle selleri ja jõin selle ära. ja mul tuli täpselt samamoodi siis mitte puuviljad edasi, vaid köögiviljad. et esimestel päevadel köögiviljad, ma ei tea, hautad ja siis alles edasi salatid. nii et mina teist päeva olen praegu tahkel toidul, ma enne video tegemist just sõingi enda esimese toidukorra. hommikuks ma jõin ühe kange ingveritee sidruniga ja siis järjest lähen nüüd salatite peale, 4. päeval siis öeldi, et mul on vaja punast liha süüa. ehk siis ma täpselt täitan seda, mis mulle tuleb. mul ei ole vaja välja mõelda mitte midagi, mulle lihtsalt tuleb see, et nüüd söö seda, nüüd söö seda, nüüd söö seda ja see ongi nii maagiline. et me tegelikult oleme ju tulnud siia kogema seda nii-öelda füüsilist reaalsust, aga kes kogeb? Mitte meie ego, vaid teadvus ehk vaim. Sa võid ka nimetada teda jumalaks, loojaks, allikaks, mis iganes, on ju, kõik on üks. ja sellega on nagu nii tore. ma olen varem ka käinud poes niimoodi, mitte varem, ma tihti tegelikult käin poes niimoodi või mis iganes, täpselt juhatab kohe sinna, et seal on see ja see, et sealt ostad ära ja asjad käivad nii kiiresti, mul ei ole vaja nagu minna mõttesse ja keerutada, mida ma nüüd söön või mida ma nüüd ostan, on ju. ma ei hakka nendest asjadest praegu rääkima. aga mul tuli meelde, mida ma tahtsin rääkida sellest, et kui ma rääkisin sidrunist, et kui ma 6. päevas siis võtsin juurde sidruni, siis ma tegin endale neid sidrunišotte lihtsalt, ehk siis 3 korda päevas ma võtsin ühe sidruni, tuli selge teadmine, mina ostan Rimist mahedaid sidruneid ja ma pikistan ühe sidrunimahla, siis pressin, on ju, klaasi ja siis ma klõks alla
ja võib-olla võtta lonksu vett peale, sest et paljud ei taha seda, ei suuda, ütlevad, et see on hapu, aga tegelikult see sidrunimahl, mis suhu jääb või see suuga kokku puutub, see läheb magusaks hoopis, et ta ei ole üldse hapu ja seda on nii mõnus juua. et ma olen nagu siis ka, kui ma olen söönud midagi valesti või ma olen söönud emotsiooni pealt, ühesõnaga, või siis ma olen, tunnen, et kuidagi sihuke imelik on olla mõni, ma ei tea, haige ma ei ole ammu olnud enam, aga lihtsalt, et kui hakkab nagu tekkima, et tunned, et siin kõris on nagu palju lima või mis iganes, et krõks alla ja kõik on korras. Peavalude puhul kusjuures ülihästi töötab ka. Paljud kurdavad, et see hakkab kõrvetama, aga siis on asi milleski muus, sellepärast et sidrun muutub kehas aluseliseks, et seda tasub siis jälgida, ühesõnaga tunne oma keha, sa tead, mida sa täpselt vajad, on ju. ja siis ma 2 päeva tegin niimoodi, nii nagu mulle tuli ja siis öeldi 3. päev hommikul jõin ingveriteed, kange ingveritee, panin sinna sidrunit, see rahustab soolestiku maha, on ju, sest et paastumisel ju samamoodi kogu aeg mingisugused protsessid käivad seal, kõik need kehasse talletunud asjad siis, jääkained, ma ei saa öelda nii, et see ei olegi oluline, tuleb kohe. ühesõnaga mingid mikroprotsessid käivad kehas ja see võib põhjustada sooleärritust või gaase või mis iganes ja siis see aitab soolestiku maha rahuneda ja seetõttu ongi esimesed toidud, mida sa peale paastumist võtad, tarbid, sööd, sellised, mis ei käivita sind, vaid et võtad nagu rahulikult. Nii. mul on tunne, et selles osas on nagu kõik räägitud. Läks hästi tehniliseks, ma tegelikult arvasin, et ma räägin midagi muud, aga nagu ikka, meel arvab ühte, aga jumal teab, mis tegelikult toimub, on ju. et avardav kogemus, ma ei saa öelda, et üliäge, üliavardav kogemus. Kehaliselt võib olla jah, raske, füüsiliselt, emotsionaalselt, mina ei tundnud, et on raske, aga mõnel inimesel võib see tunduda. nii et koju jõudmine. jaa. ühesõnaga, rohkem mulle sulle öelda ei ole selle kohta. leiad mind Instagramist, Karin Kai Valguse puudutuslehel, ma lihtsalt jagan Instagrami linke või Youtube'i linke, on ju, ja isiklikul lehel ma neid teemasid ei jaga. Isiklikul Facebooki lehel see ei olegi oluline, aga mine tea, võib-olla see läheb muutusesse. Toimetan endiselt siis Instagramis oma maagiakoodide portaalis, see on tasuline kliendiprogramm, kus sa saad avastada iseennast, õpetan, kuidas puhastada emotsioonidest ja nii edasi. Kirjutan oma 2. raamatut, esimene raamat on valmis hetkel, rohkem selle kohta ei anna infot, kui on see vabalt saadaval juba inimestele, siis räägin sellest lähemalt. Ja panen vihiku kinni, siin ei ole enam midagi vaadata. et mõnusat olemist, mõnusat iseenda avastamist ja kohtume järgmistel kordadel.